ma võib-olla sulgud ette siia paneksin sellise klausli, et eks nendest riigihangete seaduse kommentaaridest ole abi ju kõigile, kes riigihangetega vähegi kokku puutuvad, sõltumata sellest, mis rollis või kapatsiteedis ta kuskil toimetab. Aga jah, et kahtlemata on võimalik eristada ka niimoodi rollipõhiselt, et kui me räägime advokaatidest, kes siis enamasti ikkagi nõustavad ettevõtjaid, pakkujaid või siis majasiseseid õigusnõuandjaid ka jällegi pigem siis pakkujate poole pealt vaadatuna. Eks siis nende põhituum selle raamatu puhul olegi need paragrahvid, kuigi see kõlab nüüd väga trafaretselt, need paragrahvid, mis peaasjalikult puudutavad siis pakkumuse tegemist või siis mis võimaldavad ühel hankijal seada pakkujatele mingisuguseid kohustusi või piiranguid. Sest et mina oma tegevuses advokaadina ka näen, et kui keegi valmistub osalema riigihankes pakkujana, siis tema sellised põhilised huviküsimused ikkagi seonduvadki sellega, et missugused paberid ma pean ette valmistama, kuhu ma pean mõne linnukese panema. Ma loen hankedokumentidest, et siin on sellised ja sellised nõuded, sellised ja sellised piirangud. Kas on üldse õiguspärane, et ma tunnen, et mulle tehakse siin liiga. Et nende aspektide kohta ma usun, et sellest raamatust on päris hästi võimalik ennast niimoodi valgustada ja lõppastmes ju saab ka uurida seda peatükki, mis räägib siis hangete vaidlustamisest, et sageli ka on vaja seda teed minna, kui tõesti ikkagi mingi okas hinge jääb ja ei saa seda niimoodi sõbralikes läbirääkimises hankijaga kõrvaldatud. Aga see jutt, mis te praegu rääkisite, kas see erineb, kui ma püstitaksin selle sama küsimuse näiteks riigi osalusega äriühingu hankespetsialisti või KOV-i hankespetsialisti kohta? Jah, ma arvan, kui nüüd seda teost või üleüldse riigihangete seadust läbi nende silmade prisma vaadata, siis tihtipeale sellistel hankespetsidel või juristidel, kes töötavadki siis kas kohalikus omavalitsuses või mõnes riigi äriühingus või õieti kohaliku omavalitsuse hallatavas mõnes asutuses või ühingus. Nendel on tihtipeale selline huvitav küsimus, et kas see asutus või mingisugune organisatsioon, mille heaks nad töötavad, et kas see on üldse riigihangete seaduse mõttes hankija. Et nende olemise küsimus on see, et kas nad üldse peavad selle riigihangete seadusega tegelema ja kahtlemata see seadus meil võtab ka selle küsimuse üpriski põhjalikult ette. Sest nii mõnigi kord inimesed saavad endale ühte päeva väga kena uudise seeläbi, et meie ei olegi hankijad ühel või teisel põhjusel või siis mõnel keeratakse terve aasta nässu ja ta saab kuulma, et näed, ma varem ei teadnudki, et meie oleme ka tegelikult riigihangete seaduse mõttes hankijad ja me peame kõiki neid kohustusi järgima. Et ma arvan, et nagu nendele inimestele on just see on võib-olla see kõige ots ja algus selles raamatus ka. Kas selles osas, et isik X on hankija, on uutes kommentaarides midagi uut võrreldes eelmistega? Ütleme, midagi printsipiaalselt uut ei ole, sellepärast, et asjaomased sätted on jäänud ikkagi suuresti samaks. Tõsi, pärast riigihangete seaduse kommentaaride esimest trükki aastal 2019 seadus seal nipet-näpet muudeti, et seal likvideerida paar sellist, ütleme niimoodi, seadusandlikku apsakat, aga printsiibis on jäänud kõik samaks. Küll aga võib-olla oleme natuke sellist mingit kultuurikihti sinna peale ehitanud, et viidanud mõnedele täiendavatele kohtulahenditele, võib-olla mõningaid asju selgemaks ja lihtsamaks kirjutanud või vähemalt püüdnud seda teha, eks see lõpuks siis lugeja hinnata, kui hästi me selles õnnestunud oleme. Aga jah, kogu selle teise trükki üks selline kandev püüe meil oligi ju, et lihtsus, nii palju kui see ühe juriidilise teksti puhul üldse võimalik on.